ain't even Monopoly. It can't be you, this ain't even a lottery. Only thing I'm trying to smash nowadays is the glass in the ceiling on top of me. I'm trying to be peaceful and worry free, but some of these need a lobotomy, honestly. Played ball, now it's time for another kick. Already got a bunch ticked off the bucket list. Never had love, found love, now I'm loving it. Real talk, man, I hope you discover it. No shortcuts in life, man, you gotta be aligned with... Valid on juba tehtud. Oleme siin Estikate 4. etapil ja ühtlasi ka minu kodukrassil. Tere tulemast! Meil on päris palju võistlusi vahepeal toimunud, et alustaks sellega. Kõigepealt peale Tihemetsa Estikat võtsime suuna jälle Saksamaa poole, oli topelt nädalavahetus Saksas Adaki sarjas, üks kõvem rada, üks pehmem rada. Kõvema rajaga algas, siis see oli Bilsteinis ja etapp läks väga hästi, et teada oli, et see on üks selliseid kõige võib-olla võõrama pinnase kujuga radasid, mida ei olnud meil siin Eestis treenides võimalik harjutada nii palju, aga isegi endale väikse üllatusena tegelikult tuli nädalavahetus väga hästi välja, et nädalavahetuse kokkuvõttes 5. ja see oli nagu andis väga head enesekindlust ja kinnitust, et oleme õiget asja teinud ja 4,5 Yamaha Tsikkel töötab sellistes oludes väga hästi ja kindlus on olemas, nii et tool nädalavahetus suutsin ka 2 stardis olla teine, mis nagu tegi elu kõvasti lihtsamaks, et see oli selline vanakooli rada natuke üles-alla metsa vahel ja siis võtsimegi 5. koha kokkuvõttes, et see oli väga hea. Siis tegime nädal aega trenni Lommelis, õnnestus seadistada amorti veel paremaks Technical Touchi Kajaba meestega seal ja eelkõige juba siis natuke Lommeli MM-iks ka nagu valmistuda ja siis võtsime suunad Densfeldi poole, kus oli siis Taani piiri ääredel oli järgmine Adaki etapp ja sealne nädalavahetus kujunes väga raskeks füüsiliselt, aga etapi kokku olin jällegi 3., mis on jällegi rõõm tõdeda, et kordasime poodiumit, et poodium Adaki sarjas ei olnud ühekordne joppamine, vaid suutsime seda ka korrata ja ütleme, punktivahed olid väga väiksed seal, aga õnnestus ikkagi see poodium ära tuua siis Mustiku ja Langefelderi järgi, et see oli nagu väga äge. Ja peale seda tulime kodu poole, saime natuke trenni teha ja siis oli meil jälle 2-nädalane etappide kulg ja seekord siis Lommeli MM ja Adak. Ja Lommeli MM oli meil teine MM see aasta ja seal läks samuti, tegelikult läks hästi, et näha oli, et kiirust on olemas. Highlight võib-olla nädalavahetuse jooksul oli see, kui vabatrennis suutsin olla 6. ja eelkvalifikatsioonis 11, mis siis tegelikult sellise pundiga, kõik ju alati annavad endast maksimumi selles suhtes, et seal esi10 lähedal sõita kiiruse mõttes olin ma igati võimeline, et ühe ringi hoog olemas. Sõitudes samuti saime kasulikku infot kindlasti tugevamaks Lommeli rajale, et sealne lõppsõidus kulges natuke raskeks, et selliste meestega seal pundis sõita mul veel 30 minutit pluss 2 ringi ei olnud veel sellist võhma, aga etapi kokkuvõttes olime äkki 19, et tegelikult enamus sõitu sõitsin seal 11-12 kohtade ümber, mis jällegi on enesekindlus ja kõik see boost edaspidiseks. Ja peale seda oli siis meil Kaldorfi Adak ja see on nagu Kaldorf teadagi, on väga old school selline nurga all kurvete ja kõva rada, et Tanel Leok on seal isegi juuniorite MM-i võitnud ja eestlastele too rada on hea olnud, kuigi meil sellist oludes trenni pole võimalik teha ja sealt siis etapi kokkuvõtte 6. ja highlight nädalavahetusel oli siis viimase sõidu 3. koht, et sõidupoodium kõvalt rajalt maitseb väga hästi, et oli jällegi hea edasi tulla, areneda ja Pärnule vastu tulla. Ja täna olemegi Pärnus, kodurada nagu ikka, ettevalmistus on ülisuper, meil on Pärnu motolubi teinud mingisugused muudatused rajal, mis tegelikult kvalis oli väga fun sõita, et ma väga nautisin. Ja Tsikkel töötas hästi, suutsin panna 2 kiiret ringi äkki teha, et esimene ring oli 2 sekundit kehvem kui viimane ring ja võitsingi kvalifikatsiooni 2 sekundiga umbes midagi sellist. Et päev algas hästi, tuleb pikk päev kindlasti, tuleb korralikult tankida, sest et meil on täna nii sprindivõistlused kui superfinaal ja tuleb tegus päev, et püsige meiega lainel. Played ball, now it's time for another kick. Already got a bunch ticked off the bucket list. Never had love, found love, now I'm loving it. Real talk, man, I hope you discover it. No shortcuts in life, man, you gotta be aligned with the suffering. Can't start ducking it. You gotta pick your battles, but right now this ain't even a challenge. I'm just rushing up. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. You don't need much to like it. Just a little bit, just a little bit. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement.
to light it. Just a little bit, just a little bit. Add a little spice to the rhythm, cook it up, smelling real nice in the kitchen. Voila. Yes, he did, no, we didn't. She said, now she living. Hey, mom, look, I'm on the telly, trying to put food in my belly, giving it some welly. Even if it's straight from the heart, it might not chart, so you might as well dance like bop your head and hit a two-step. Bop your head and hit a two-step. Bop your head and hit a two-step. Spin it around, give 'em roulette now. Wave bye-bye as I go up. Top floor bound with a shower. Everything I do, yeah, everything's a goer. Can't constrict me, I ain't no boa. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. I don't know, but I like it. I'm trying to follow excitement. We don't need much to light it. Just a little bit, just a little bit. Nii, esimene sõit tehtud ja võib päris rahul olla, et tegelikult sain stardis ka hästi minema, olin kurvis teine, aga teine kurv siis kaasvõistleja natuke kattis päris agressiivselt nuka kinni kurvis ja siis sõitsin täpselt talle pihta taha rattasse ja kuksin pikali, et tulin niivõrd suurema kiirusega kurvi kui tema, et aga see selleks, saigi natuke sõitu põnevamaks teha, erinevaid tsooni rajal proovida ja tundus, et kõik töötas, et tulin sealt viimase koha pealt esimeseks ja võtsin lõpus veel pumpurs, oli natuke teistest ees, aga suutsin ära võtta ta, et vahepeal hakkas vihma sadama veel, sai kiled otsa, aga tegelikult oli äge, et saingi erinevaid liine proovida, mis mulle meeldis praegu, nägin, kes mismoodi sõidab ja tegin natuke põnevamaks ka sõidu, et tsikka töötas hästi, rada on väga äge, et eriti põlluosa just, eesosa hakkab juba kuivaks minema, aga põlluosa on äge, et isegi kergelt tatin oli algul, et up to second race. Homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up so much, y'all shit right, never had a clue why shit get down. Homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up so much, y'all shit right, never had a clue why shit get down. You're trying to tell me I'm supposed to grow, the same people bending over, choking, overdosing. You could have learned your lesson before you dove your nose, and all my shit started acting like you know an emotion. I came to bring it like it's back in the day. Ahead of my time though, cause I seen them pass to this day. But move a pronto, even though we passing the blade. Still on my grind, stacking paper, slowly packing the safe. I got it covered, man, I'm doing my thing. Still these motherfuckers hating, trying to ruin my game. But they've been doing me a favor when they using my name. Just like a free labor working as a cruising and thing. You ain't gonna see me trying to hop in his rods and kill the music for the purpose of just topping his charts. Cats ain't artists, they shopping at bars. And must have got it all on sale, cause what they dropping ain't hard. Get up, homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up so much, y'all shit right, never had a clue why shit get down. Homie, I get up, I run my shit, really, I don't give a fuck. Y'all don't run me up so much, y'all shit right, never had a clue why shit get down. Man, I've been back in the flesh, I'm on my blood shit, know just what will happen next. Couple moves from packing a jet, been operated from the spirit, call it hacking the flesh. I bring the real instead of trap, wood up, I heard your music, you would put it on the actual, shut it up. Samba didn't do the math, put it up, I beat your numbers. Nii, vahepeal siin on meil sprindivõistlus ära toimunud ilusti ja sprint läks hästi tegelikult, et suutsin kõik sõidud võita ja finaalis küll korra Tanile kaotasin, aga suutsin stabiilsed stardid teha ja siin lennukal on see stardikurv eriti tähtis, et suutsin nagu seal piisavalt katta ja võidu koju tuua, et see oli vägev. Nüüd teine sõit just praegu lõppes ja kerime siin ratast taastuseks, et sõit oli väga hea ja kontrollitud, olin algul stardis 3., siis olin kepa järgi seal kuskil 3-4 ringi, siis mul avanes võimalus täpselt sama koha peal mööda minna kepas, kus ma pumpursist esimene sõit läksin, ehk siis selle uue elemendi peal seal ja pumpursist ma sain esimene sõit niimoodi ilusti sealt, et ma lõikasin nagu tagant seina ja kiirendasin hüppesse ette ja kuna ma kepast läksin kurvisse minnes sisse ette, siis ma teadsin, et ta üritab samamoodi tagant läbi tulla
ja ma korra nagu võtsin kergelt maha, mitte midagi nagu ebasportlik, aga midagi sellist, nagu nii tehakse, et nurk kinni ja suutsin nurga ära katta. Kepa kahjuks sõitis mulle pihta, vist pani pikali. Ma räägin, mida sa tegid? See oligi viisaks, ma katsin nurga ära. Kuule, las poiss räägi visad, ei pea rääkima siin. No mis sa ütled? Ole valmis selleks. Et suutsin sõitu kontrollida peale seda ilusti ja hoida sükest kogu aeg 10 sekundilist vahet ja tuua võit koju, et 2 sõitu on võidetud, et see on väga äge, et nüüd kerge taastus, kerge jook ja superfinaal tunni aja pärast, nii et kodus on ikka lahe võistelda, et rada oli lahe, suutsin head flow hoida, jalad peal ilusti kurvites ja seda täpselt tunnetada seda agressiivsuse ja sujuva sõidu vahet, et väga äge oli. Poe võitjaid Pärnu. Kui on Pärnu kuningas, kes on Pärnust pärit. Jörge, kas sa tahad mida veel Pärnakatele? Suur tänu Pärnakas, see päev on lõpuks käes, Pärnu kuningas. Suured tänud ja me rootame sinu võidade ja poodumi juures. Loomulikult Pärnu kuninga autusustamine. No nii, oleme Pärnu kuningad. Vägev emotsioon, legendaarne kross kindlasti Pärnakale, et väiksest saati olen ju näinud, kuidas kuningad siin sirguvad ja nüüd olen üks nendest, et ülikõva. Et viimane sõit, superfinaal, stardivõit ja ilus kontrollitud sõit, et nautisin väga rada ja see üks publiku ees on nagu mega äge sõit, et elati ikka jõhkralt kaasa. Et eks see võit on emotsionaalne ka sellepärast, et me oleme siin paar päeva olnud juba leinas, et ülihea sõber ja toetaja Tarvo Jürimaa kahjuks lahkus meie seast ja on olnud väga keerulised päevad, aga noh, see võit on Purule, et Puru oli alati olemas ja alati aitas ja väga hea meel on ta siia poodiumi tipule panna ja JT Constructionis kanda, et väga tänulik selle üle, et niisuguse inimesega kokku oli võimalik saada ja mis seal ikka, selles suhtes väike taastusratas siin ja mehaanikud võtavad õhtul suuna juba Hollandi poole, nädalavahetus on Arnhemi MM ja see oli hea selline nii-öelda ettevalmistus selleks kindlasti, et rada oli päris euroopalik põlluosa vähemalt ja mulle väga meeldis, et ütleme nii, et võitsin täna kõik maksimum, mis võtta andis, kvalifikatsioonivõit ja kvalifikatsioonivõit jälle pikalt ja sõidud ka ilusti kõik lukku kindlalt, et lihtsalt lust oli, et tänud kõigile, kes kohale tulid ja seda ägedat show'd siin jagada sai, et pole väga palju õnnestunud Pärnus võistelda üleüldse ja nüüd lõpuks on meil võit käes, et Pärnaks on kuningas.